Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, tervitan teid kõiki uue päeva puhul soojalt, austusega ja armastusega. Täna, sõbrad, Majoe talus. Täna tulin meie teise kohta. Täna tutvustan teile seda kohta täielikult. Nüüd on meil koht, mida te ei tea. See on väga ilus restoran, majutuskoht, kohvik, kõik, mis pähe tuleb. Täna tulin Kõrglarili kõiköisse. Näitan teile seda kohta täielikult, aga kõigepealt tulge näitame seda vaadet. Just siin, sõbrad, ongi see koht otse ranna ääres. Oleme sadama ääres. Siin on väga ilus merevaade. Looduse keskel, puud, linnulaul, rahulik ja mõnus tuuleõhk. Tõeliselt imeline koht. Ma olen nüüd siin. Ma olen siin hommikust saadik mõnusat aega veetnud. Ma jäin siia ka eile. Praegu näete ümbrust. Ma näitan teile varsti kõiki kohti ükshaavar. Istumisalad, sektsioonid, majad, ööbimiskohad, toidud ja kõik muu. Mul on teile üks palve enne, kui ma neid näitan. Ärge vedage mind alt. Palun toetage mind, pannes sellele videole meeldib ja tellides kanali. Kui jätate ka kommentaari, oleksin väga tänulik. Ja te teate, sõbrad, et ma jagan ka neid, kes kõige rohkem kommentaari jätavad. Praegu näete ekraanil 3 inimest. Kommentaari kirjutavad käed olgu terved. Aitäh teile, olge tublid. Järgmisel videol jagan jälle neid, kes kõige rohkem kommentaari jätavad. Kirjutage nii palju kommentaare kui võimalik, sõber. Nüüd ma tahtsin sööma hakata, eks. Levent Rent tegi meile hea kotleti tänu talle. Mõtlesin, et hakkan videot tegema, kui söön. Näitame siis seda kotletti, vaata. Mašallah, mašallah, mašallah. Vend, sul on kuldsed käed. Hea, et kõhu täis saame. Teadagi, tühi karu ei tantsi. Pärast seda käime ümbruses ringi, sõbrad. Las ma nüüd seletan teile seda kohta nii. See koht kuulub minu äiale. Ta tegi siia väga ilusa koha. See on siin olnud juba aastaid. Aga ta ei pidanud seda veel. Alles hiljuti, umbes 6 aega tagasi hakkas ta seda pidama, eks. Alles nüüd hakati seda pidama. Ja noh, mina ka ei saanud eriti tulla, sest olin kogu aeg talus. Täna õnnestus mul tulla tänu pühadele. Eile ööbisin siin. Tõesti väga ilus koht. Loodetavasti hakkan edaspidi ka pidevalt siia tulema ja minema. Jagan teiega selle koha asukohaandmeid ja kõike muud. See on meie enda koht, sõbrad. Millel iganes soovite, tulge ka teie siia. Nautige seda. Võtke oma pere kaasa, võtke oma naine kaasa, võtke oma lapsed kaasa. See ongi täpselt selline mõnus koht. Nüüd ma hakkan vaikselt bismillahiga pihta, vaatame siis. Suurepärane. Ausalt öeldes, sõbrad, selle koha kotletid on imelised. Mulle tõesti väga meeldis. Mõnusalt mahlane. Lausa sulab suus. Mis see oli, mida sa põhja panid end? Adjuarikaste. See on ka sellele väga hea aroomi andnud, jah? Kõik on käsitsi tehtud. Kõik meie kotletid teeme ja valmistame ise. Tõesti, väga hästi on tehtud. Mul on siin ka šallame, sõbrad. Jah, sõbrad. Ja siis on veel üks asi, mida nimetatakse bazlaamatostiks. Just tegime ühe, vaadake ise, ma pole seda veel söönudki. See näeb nii hea välja, et mul tuli seda vaadates nälg peale. Kui ma sellest kõhtu täis ei saa, siis võtame ka ühe bazlaamatosti. Kuule, räägi meile natuke sellest kohast, Kõikööst. Milline koht see on? Kõiköö on vana ajaloolne koht. See on Musta mere ääres asuv ilus ja võluv väike linn, mis asub Istanbuli lähedal ning kuhu inimesed tulevad peamiselt nädalavahetustel ujuma. Elanikud teenivad elatist kalapüügiga. Inimesed on sõbralikud. Kus me täpselt asume? Asukohalt on see siin Kõrglarili vise, ehk siis selle maakonna üks piirkond. Tegelikult on see ka üks asula, aga varem kuulus see viise alla. Hiljem sai sellest ka asula ja praegu on see tuntud kui Kõiköö vald. See koht oli ka kaardil olemuseks. Jah, see on kaardil olemas. Mida peaksin asukohta kirjutama, et see välja tuleks? Kui nad kirjutavad Pinocchio Smoothie Bar Cafe, siis see tuleb välja. Kui nad otse kirjutavad, siis see toob otse ukse ette. Siia tulemiseks oli asukohaks Pinocchio Smoothie Bar, eks? Jah, Bar Cafe. Kirjutage see üles, sõbrad. Tulge siia. See on meie enda koht. Käige ringi ja nautige, aga see on korralik perekoht. Vaadake seda kohta, eriti õhtul. Õhtuti on siin tõesti suurepärane õhkkond. Õhtuti on siin tõesti väga ilus, sõbrad. Valgustus, isegi seal on koht, kus mina ööbin. Eile õhtul istusin ma selle peal. Vennas, see on nii mõnus. Kiiktoolid ja värgid. Tõesti väga ilus. See vaatab ka mere poole. Vennas mulle meeldis eriti just see koht. Ja seal on juba ka üks söögikoht olemas. See on ka talveks
tegelikult ei tahaks öelda talveks, aga praegu õhtul oleks ka ilus. See on see teine tuba. Nüüd ma näitan teile kõike. Vennas näitavaru ümbrust. Nii, võta kõik ümbrus ülesse, filma kõik kohad. Ukse esine, kuidas nad väljaspoolt leiavad. Kui kõiuköis pöörate teelt maha, siis kohe tee all ongi. See oli sadam, eks vennas? See on kohe selle sadama paremal pool. Siis poseeri tee pilt. Ta tahab poseerida. Ta tahab kaamerale poseerida. Teeme ka meie ilusa tüdruku pildi. Teeme ka meie ilusa tüdruku pildi. Jah. Riigöödene, süperkidedanik. Selline see koht siis on, vennas. Tulge vaatame nüüd sisse. Nüüd, sõbrad, need kohad, mida siin näete, on kõik istumisala. Paviljonid, lauad, siin on väga ilus õhkkond. Eriti õhtuti on siin ilus. Päeval on samuti sama ilus. Seal üleval oli juba koht, kus ma istusin. Just seal üleval. Sealt avaneb vaade merele ja nii edasi. See näeb väga ilus välja. Nüüd näitan ma teile kriiki kohti ükshaaval. Või näitame kõigepealt seda ülemist kohta, eks? Tule. Lähme siin üles nüüd. Seal üleval on üks istumise söögiala, sõbrad. Seal on väga ilus. Kas siin oli okei ka? Okei komplekt. Kaardid ja muu selline. Backgammon, kõik muu ka. Tulge. See koht on tõesti ilus, sõbrad. Söögiala on väga autentne, näeb kena välja. Nüüd saate aru, kui näete sisemust. Vaadake. Aga sees on nii mõnus puidulõhn. See lõhnab tõesti suurepäraselt. See ala, mida näete, on selline, siin on söögiala. Kui tahate okeid mängida, siis siin on okei mänguala. Tegelikult oleks minu arvates parem, kui mängiksite okeid väljas. Siin on asi nii. Täpselt selline koht, kus kala või liha süüa. Ilus koht. Võib-olla homme või kunagi teeme siia ka grillinurga. Mõtleme ja planeerime. See on alles algus, sõbrad. Alles hakkasime seda kohta pidama. Varem tegutseti siin ka, aga siis jäi pooleli, juhtus üht-teist. Nüüd alustati täiesti nullist uuesti. Loomulikult on veel asju, mida teha ja arendada. Aja jooksul teeme neid samm-sammut. Aga praegu on siin, nagu näete, ilus söögiala. Võib-olla sobiks siia tulevikus, nagu mõtlesin, ka üks grillinurk. Selle peale vaatame edaspidi. Kui teil on selle koha kohta soovitusi, siis kirjutage need kommentaaridesse. Oleme avatud kõigi teie arvamustele, sõbrad. Siin on ka, nagu näete, väga ilus ja selline puidulõhn on tunda. See annab inimesele rahu. Lähme siit välja, vend. Kui suur see koht praegu on? Peaaegu 3000 ruutmeetrit, eks? Tee üks kaader, vend. Siin on 3000 ruutmeetrit, jah? Praegu on kasutatal pindala 800 ruutmeetrit. Kasvataval, eks? Jah, hoonetega ala on 800 ruutmeetrit. Tule! Siin on meie köögi osa, sõbrad. Kõik toidud valmistatakse siin. Just siin, mida näete. See on selle koha köök. Varsti hakkame pakkuma ka kokoretši. Seda loodame ka peagi teha. Mis praegu menüüs on? Seal on kirjas köfte, kalavõileib, erinevad hommikusöögid, erinevad soojad võileivad. Teil on tee, kartul, kana, kõik on olemas. Kõik, mis pähe tuleb. Meil on igasugused teenused olemas. Näita seal vend pilte. Kumbru, köfte, hommikusöögi taldrik, hommikusöögi valik mitmele, meie hommikusöögi valik mitmele, kala, šnitsel, meie võileivad, eriti hea on baslama toast, meie kumbru, meie kotletid. Praegu on meie menüü selline, sõbrad. Nii et meil ei ole ainult tavaline toit, vaid ka hommikusöögi teenus. See on juba väga ilus hommikusöögi koht. Inimesed, vaadake hommikul vara, kui ilus see on. Praegu on kell 1:30. Päike on just välja tulnud, aga hommikul oli siin väga ilus. Nii et te näete kogu selle sisekujundust ja kõike, sõbrad. Seal tagaosas on meie tualettruumid ja siis seal ülemises osas on meil istumisala. See koht, mida näete, seal on ka väga ilus. Tuleb end filmime siit tagumist osa. Õhtul on väga ilus. Seal taga, meie taga ongi ainult mets. Vaadake ka metsa. Tutvuge selle kohaga hästi. Vaata. Võtame nii, vend, et mets jääks ka peale. Meie selja taga on kõik, mida näete, mets. Väga ilus. Võib-olla toon varsti, sõbrad, talu siia üle. Koerte talu teen siia. Tagumine osa sobib ka väga hästi. Väga ilus, täiesti looduse keskel, linnulaul. Tõesti suurepärane koht. Kui nad tõesti seda kohta müüksid? Kas nad müüvad seda kohta? Ei, see on kaitseala. Kaitseala. Seal on midagi ajaloolist. Seal on vana hammaam, sees on ajalooline hammaam. Selle sees? Ja. See koht, mida näete? Ei, sinna keegi mind. See koht, kus on see suur puu. Muidu oleks siia hea talu rajada küll. Ausalt öeldes, sõbrad, siia tuleks tõesti väga ilus talu. Üks külg on mets, üks külg on meri. Mida sa veel jumalalt tahaksid? See osa ongi selline, nagu näete. Nüüd lähme edasi teistesse kohtadesse. Nüüd vaadake, siin on meil sellised ilusad kiiged.
seal on meie majutuskohad. Jah, meie majutuskohad jagunevad kaheks. Ühed on soodsad kohad, teised on paremad keskklassi kohad. Nüüd näitan teile kõiki neid ükshaaval, sõbrad. See on tõesti imeline koht. Looduse keskel tõesti inimene leiab siin rahu. Kui nad selle tagumise osa maha müüksid, kaaluksin tõsiselt talu siia valimist. Siin on nii restoran, majutus kui ka külaliste maja. Kõik olemas. Ükshaaval. Me pole veel kõike siin täielikult avanud. Praegu on siin remont. Veel pole valmis. Varsti tehakse siin kõik korda. Ma näitan teile siin ühte näidistuba, kus meil siin tuled olid. Kohe paremal puul. Vaadake, see on meie esimene tuba, sõbrad. See koht, mida näete, siin on meie voodi, lauad, toolid. Siin pole veel kõik valmis, need korrastatakse veel. Tuleb veel. Praegu on see, mida näete, meie soodsad toad. See koht, mida näete, see on ilus külaliste maja. Looduslik, stiilne. Täitsa maaõhk, kas pole? See meie tuul on väga ilus. Istun korraks sellele toolile. See pole minu jaoks. See üleval olevad on head, mulle meeldisid need, mis üleval on. Oota nüüd korraks. Meie ahi kööb ka talvel, siin läheb väga soojaks. Kõik on tehtud puidust ja laudadest, sõbrad. Meil on mõnus õhn. Ja toad on ka sellised, need tuleb veel korda teha. Varsti, loodetavasti, avatakse need täielikult kasutamiseks, sõbrad. Nüüd tulge vaatama. Ja see puit on väga ilus. Väga mõnus. Puidu lõhn on. See annab inimesele rahu, saad aru. See meie kiik on ka väga ilus. Võtadki oma pere, naudid koos lastega elu. Vaata siia. Tõesti väga ilus. Seal on ka meie kliendid. Nemad ootavad ka meilt teenust. Me kiigume kiigel. See oli nali. Tulge nüüd, näitame teile meie teisi ruume, sõbrad. See siin on tuba, kus mina ööbin. Hommikul juhtus mul ka üks äpardus. Ma murdsin ukse käepideme kogemata ära. Selliseid asju juhtub. Nüüd vaata. Need on ka meie teised toad, vend. Siin on kõik nii, nagu näete, täielikult laudisega kaetud. Meie voodi on selline. Need on ühe inimese toad. Kas me avasime kõrval oleva? Las ma näitan teile ka seda kohta. Need on meie ühe inimese toad. Vaata, täielikult voodi laudadega kaetud. See, mida näete, on meie voodi ja laud. Nagu ütlesime, tuleb siia ka väike teler. Loodetavasti tulevad needki tasapisi juurde. Näitan teile nüüd 2 inimese tuba. Toome selle kohe tuleme. Istuge teie, me tuleme kohe. Ja need siin ka, sõbrad. Need on meie teised 2 inimese toad. Noh, nagu näete, neil on voodi, laud, tool ja ventilaator. Tõesti väga ilus. Muidugi läheb sajaga veel paremaks. Praegu on see selline, nagu näete, siin pakume ka majutusteenust. Saite aru, kõik areneb tasapisi. Mulle väga meeldis. Praegu olen ma samasuguses teises toas. Öösel magasin nii hästi, et ei kujuta ettegi. Nii mugav oli, et ma ei oska seda sõnadesse panna. Jah, vend, siin on oled. Istusin õhtul. Räägi oma juttu. Joo, oma teed või kohvi. Tähista Galatasaray meistritiitlit. Tähistagu Galatasaray meistritiitlit. Tähistagu ka Fenerbahce oma. Tähistagu Beşiktaşi oma. Tähistagu Trabzoni oma. Tähista veegi meistritiitlit. Aga miks see koht siin tõesti Galatasaray poolehoideks on saanud? Me muudame selle punase tumesiniseks. Seal toimub muutus. Ma ei märganud seda punast, muidu ma poleks sinna istunud. Tule. Oota, see on minu koht, tule. Hea koht. Ma istusin eile õhtul sinna. Tule. See koht on väga ilus, sõbrad. Vaata. Siin ongi selline. Nagu näete, ma istusin eile õhtul sinna, vend. Varsti tuleb ka meie asi, sõbrad. Vesipiip. Suitsetame vesipiipu. Istu õhtul sõpradega, suitseta vesipiipu, joo oma teed, kohvi või kolat, naudi elu. Muide, meie kohas pakutakse alkoholi, sõbrad. Teadke seda. See teenus on meil ka olemas. Varsti saab kõik täielikult valmis. Vastasküljel on meri ja mets. Ainus selle koha juures kõige ilusam asi ongi see, et ühel pool on mets ja teisel pool meri. No sellist asja on ikka raske leida. Tõesti raske. See on tõesti haruldane koht. Ma tuleksin siia, kui kaugel see on Istanbulist. 1 tund, 1,5 tundi, eks? 140 kilomeetrit. Olgu, 1,5 tundi sõitu. Kas Istanbulis leiab üldse sellist kohta? No ausalt. Ei, siin tõesti ei ole sellist kohta. Selline väga autentne ja ilus koht sai sellest. Sõbrad, siia on palju vaeva nähtud. Iga detail on hoolikalt läbi mõeldud. No ja, tõesti väga ilus koht sai sellest. Nüüd tegeleme klientidega. Nagu näete, sõbrad, koht on üldiselt selline. Nüüd on järg käes.
meie smuuti on siin kuulus. Me teeme ühe smuuti, ma näitan teile seda, kuidas seda valmistatakse, mida tehakse. Levent teeb seda varsti valmis. Lähme nüüd sinna poole. Ilm hakkas ka pilve minema, tõenäoliselt tuleb korralik vihm. Täna on nimelt väga palav. Ma higistan juba niisama paigal olles, sõbrad. Õhk on väga palav. Kuule, kas ma võtan nüüd kaamera enda kätte, eks? Las nad tutuvad ka sinuga, oota korraks. Levent, tutusta ennast ka. Ma olen 55 aastat vana, Levent Solt. Olen aastaid olnud ettevõtja. Seda kohta hakkame ka koos juhtima, kõik koos. Ühiselt, ausalt öeldes tunneme rõõmu, et saame teile teenust pakkuda. Me püüame teha oma parima, nii palju kui suudame. Aitäh sulle, vend. Räägi meile nüüd ka smuutist. Mis on smuuti, kuidas seda tehakse ja nii edasi? Smuuti tehakse tavaliselt värsketest puuviljadest, nii nagu meie praegu teeme. Mango, banaan, maasikas. Näita nii, vend, ka klaasi. Nii, mango, banaan ja maasikas. Smuuti tegelik päritolu on selline, see on tegelikult Korea päritolu. Tavaliselt varmastatakse seda rohkem Koreas tänavatoiduna. See on väga levinud. Üldiselt tehakse seda piima, vee või suhkrusiirupiga. See sõltub igaühe maitse eelistustest. Võib olla kiiviga või banaani ja maasikaga, aga meie praegu... Tee mulle segatud. Teeme seku, parimat, noh. Ja piimaga ka, mina tahtsin piimaga. Veega tehakse ka. Ja. Ma ütlesin, et minu oma olgu piimaga. Nüüd on Adanas ka midagi sarnast. Nad teevad seal puuvilja piima. See on sellele natuke sarnane, vend. Loogika on sama. No jah, midagi on teistmoodi. Seal ei ole suhkrusiirupit. Seda ei ole. Seal külmutatakse piim piimaga. Tehakse nagu lund. Seda pannakse nii ja tõmmatakse välja. Nüüd siin on selline asi. Eesmärk on pigem paksus, mitte nagu jäätis. Rohkem selline, et saab juua. See on ka sama. Et olekski paksem. See muutub veidi nagu milkshake. Täpselt nii, jah. Nüüd hakkame vaikselt pihta, vend. Valmista meil üks hea smuuti. Maitseme, vaatame. Siis tee ka üks selline paslama tost. Aga ma ei suuda seda üksi ära süüa. Söö pool sina, pool mina. Kõhte tegi mind juba päris täis ka. Ma tahtsin lihtsalt paslama tosti näidata. Sõbrad, nagu näete, see on meie mango. Meie banaan ja maasikas. Kas kiivit ei olegi? Jah, meil on kiivi. Sega kiivi veel rohkem läbi. Tee mulle pomm, aatom, tee mulle aatom. Smuuti on tavaliselt juba külmutatud. Jää asemel me pigem külmutame ja kasutame rohkem puuvilja. See, mida sa panid, on ju suhkrusiirup, eks? Suhkrusiirup on magustamiseks. Kas on mingid pähkleid või midagi sellist, mett või nii? Sina teed nagu peigmehe aatomit. See on umbes nii. Nüüd, sõbrad, ma ei saa siia vohuaeg tulla ja minna. Nüüd tegeleb selle kohaga Levent. Nagu teate, meil on oma talu, aga ma tulen aeg-ajalt ikka siia. Loodetavasti anna teile ka teada, kui tulen. Siis kohtune ka siin teiega, eks? Kui sõbrad tulevad, lasad ütlevad, et tulid sinu soovitusel. Anname ka 10% allahindlust. Üks hetk. Mis 10% vend? Kas teeme 20%? Jah, nii sa ütledki. Mis see 10% siis on? Olgu, ma ütlesin 10%, sest teadsin, et hakkad tingima. Ei, kui ma oleksin teadnud, oleksin öelnud 30%. Olgu, 5 ka minu poolt. 25%, sõbrad. Meie kaudu tulijatele tee väike vastutulek. Tema hääl on natuke vali. Ütle aga, võtame vastu ka lemmikloomi. Oh hei. Oo, mašallah. Nüüd sai sellest mõnus aatomijook. Proovime seda, olen väga uudishimulik. Sõbrad, selle piimaga ongi selline konsistents, täpselt nagu milkshake, kas pole? Just nii. Okei, täpselt nagu milkshake, kas pole? Just nii. Kui sa seda poleks pannud, oleks seekord täitsa nagu jäätis. Jah, ei, nii see ei lähe. Ma otsin sulle ühe kaane. Nagu näete, sõbrad, just nii. Oota, las ma joon nüüd natuke. Vennas, mis see veel on? Ausalt öeldes, see on suurepärane. Ma joon selle ühe jutiga ära, ilma kõrreta jamamata. Olgu, vend, sina teed ise kõige paremini. Ei, ma ütlesin seda naljaga. Ma ei suutnud vastu panna, mõtlesin, et proovin ühe tükikese maitsta. Väga maitsev. Ausalt öeldes on tõesti väga maitsev. Leventabi teab, kui midagi halvasti on, siis ma ütlen otse välja. Tõesti väga maitsev. See ongi konsistents. Tõesti. Minu arvates on piimaga parem. Kõigil pole maitse meil ühesugune. Kui tuled, proovi kindlasti, vends. On neid, kellel on piimaallergia.
kuna mõnel on allergia, siis vahel laiendame ka veega, ehk siis kes soovib, saab ka veega. kui tuled ja proovid, siis näed, et just sellise kuuma ilmaga sobib see väga hästi, sõbrad. Ausalt öeldes on see kuuma ilmaga tõesti super. Veel aita mu John korraks. Oi. Ausalt öeldes väga hea. Ausalt öeldes mulle väga meeldis. Aga kui sa sellele kookospähklit lisaksid, kuidas oleks? Kookospähklit on natuke raske leida. Selles piirkonnas, kus me oleme, on seda väga raske leida. Kui kookospähklit oleks, siis oleks ikka väga hea. Ja tegelikult on troopilisi puuvilju palju, aga sa lihtsalt ei leia neid. Nüüd algab arbuusi ja meloni hooaeg ja viinamarjade hooaeg algab ka. Venn mandariiniga on ka väga hea. Lihtsalt ainult mandariiniga. Arbuus ja melon on ka head. Või mandariin näiteks kreibi või apelsiniga, täielik C-vitamiin. Kui me nii teeme, tuleb väga hea. Tõesti väga hea, mulle väga meeldis. Vitamiinipomm, kõik on sees. Mango, banaan, maasikas, kõik on olemas. 4 puuvilja segu. Tõesti väga hea vend. Kes tahab, see on muidugi, see on maitse asi. Kui tahad, võid teha banaani, maasika, segu. Võib-olla tahad ainult banaani, võib-olla tahad ainult maasikat, kõik vastavalt kliendi soovile. Soovi järgi, kuidas iganes ta tahab. Jah, aga minu lemmik on segu. Kõiki kokku vend, kõikidest natuke. Just nii. Kuule vend, vaata nüüd. Joome selle ära. Mis meie paslama tosti sees on? Meie paslama tostis on tavaline, tead küll, sutjuk ja kašar koos. Pärast seda muidugi, kui klient soovib, võime sinna sisse ka midagi muud panna. See võib olla kavurma, võib olla pasturma. Mitte pasturma, vaid kavurma oleks väga hea. Kõrvale on muidugi meie friikartulid. Seejärel on meie taldrikul tomat ja kurk, need on olemas. Ja lisaks paneme kõrvale ka neid, suupisteks. Siis valmista meile midagi head. Olgu, teeme ära. Valmista midagi head. Anna, vend. Nüüd, vend, näitame võrras koostisosad ära. See on meie eriline paslama, sõbrad. See meie sujuk tuleb Kaiserist. Originaalne, ehtne liuniku veise sujuk. Ja siis, kas sa panid sellele võid peale? Nüüd, kes tahab võid, saab võid. Tavaliselt teen ma toosti oliiviõliga. Mõned ei eelista võid, sest see on natuke raske. Ka lõuna pärast, aga et oleks tervislikum, siis oliiviõli. See on see oliiviõli, mille me teeme Aidanist, eks? Jah. Need on spetsiaalsed külmpressitud oliiviõlid Aidanist, sõbrad. Ehk siis, kui me midagi ostame, valime alati parima. Ei taha, et klient pettuks. Kõik peaksid oma söögist rõõmu tundma. Vaata, nagu näed. Meie susukid. Originaalne veisse susuk. Nii, vend, suru see peale. Sa tõid ju vaškavaljuustu, eks? Olete vaatlik. See hakkas juba tugevalt lõhnama. Ava see, ma näitan ka. See lõhnab ikka meeletult hästi. Sa poiss. Täna sõime ikka korralikult kõhu täis, sõbrad. Kui ma oleksin kogu aeg siin. Me oleksime pankrotis. Kui ma oleksin kogu aeg siin, siis ma kaaluksin 150 kilo. Me jõuaksime 200 kiloni. Jah, kvaliteetne materjal, kvaliteetne töö. Kui isu juba selline on. Vend, materjal peab hea olema. Kui materjal pole hea, siis ei lähe. Me ei paku kliendile midagi, mida me ise ei sööks. Mina ei lase kellelgi minu selja taga rääkida. Said aru? See tähendab, et minu töö peab olema puhas. Selle töö saladus on siin ja natuke ka siin. Selle tosti jaoks valmistasime spetsiaalselt ette ühe asja. Tost. Kas sa ütlesid Aivar või Aidar? Meie Aivar oli eraldi. Aivar on Aivar. Aivar. Meie Aivar oli eriline. Nüüd vaata, proovi ka seda. Selle tegime ka ekstra tosti jaoks. Mitu erinevat maitseainet siin sees on? Selles sees on siis vürtsköömen. Oota, ära priiki välja ütle, vend. Ära retsepti avalda. Olgu ma ei ütle, seal on 5 erinevat maitseainet. Ta ütles muide 1 võrra vähem. Aitab, vend, aitab. Ilm läks ka päris pilve, sõbrad, vaadake. Las sajab korralikult vihma. Vihm on õnnistus. Aga kui ilus see välja näeb, kas te näete seda vaadet? Näe, ta pani kassalit ka pikali. Pikali, vaata. Mashallah. Vot, see lõhnab nii tugevalt, vend. Kui saaksid seda lõhka tunda, ma armastan väga tosti. Ma tõesti jumaldan tosti. Vaatan, kuidas oliiviõliga tuleb.
ma olen kindel, et see tuleb hea, sulle hakkab meeldima. Võib-olla proovid seda esimest korda, eks? jah, ma söön baslama toasti nüüd esimest korda. Nii baslama kui ka üldiselt, kuidas ma sulle ütlen, külmutatud margariini tüüpi asjad. Mulle need eriti ei meeldi. Meie margariini ei pane. Jah, mina panen margariini, kui klient soovib. Margariini ei tohi panna, vend. Ei, ära pane, isegi siis, kui ta tahab. Aga oliivõli on kõige maitsvam. Isegi kui ta tahab margariini, ära anna seda, vend. Mitte mingil juhul. Ära hoia siin üldse margariini. Ära anna kellelegi. Margariin on väga kahjulik. Ärge sööge ega tarbige seda. Vend, see tuli Aidanist, me tõime need spetsiaalselt. Ole hea, palun. Vend, me paneme selle ka sinna asja sisse, sa tead küll. Mille sisse? Siia me teeme endale ka asja, tead küll. Teeme kohaliku nurgakese. Jah, toodete jaoks. Muidugi on see oliiviõli. Muidugi olgu meil oliiviõli või. Ja meie oma sutšuk. See on tarhana. See on neetme. Nii et... Kõik tuleb ajapikku, vend. Jälle tasapisi, sõbrad. Vaata, kasarijuust on sulama hakanud. Vau. Meie meister teeb ka seda asja, sportina. Tubli töövend. Vau, vaata, kuidas see ära sulas. Issand jumal. Kas me teeme somuju leiba, sõber? Me teeme ka tavalist leiba. Kas pole nii? See on ka olemas. Ainult paslamat pole. Võib-olla te ei taha paslamat. Nagu ma ütlen, igal inimesel on oma maitse. Tegelikult tead sa, mis sellel võileival kõige paremini sobib? Sa tead ju trapsooni leiba, vend. Kui see selle vahel on, tuleb nii hea. Jah, trapsooni leivaga tuleb väga hea. Vaata seda ka, lisame selle ka menüüsse. See tuleb väga hea. Teeme ära, need pole probleemiks. See on väga hea. Sõbrad, trapsooni leiva vahel on kavurma ja kasarjuust. See tuleb suurepärane. Ma olen sellest vaimustuses. Nüüd proovin ma ta esimest korda paslamat. Las ma sulun selle korralikult alla. Mulle meeldib kokata, mulle meeldib süüa teha, mulle meeldib süüa. Aga kuna see on kaugel, siis ma ei saa tihti tulla, sõbrad. Kui aeg-ajalt võimalust leian, siis tulen. Teate ju küll, talu, loomad, lapsed, eriti kuhugi minna ei saa. Seekord leidsin võimaluse ja sain tulla. Loodetavasti tulen aeg-ajalt veel. Kui tulen, jagan seda teiega. Ootan teidki siia, kutsun teid. Tulge alati, meie uksed on kõigil avatud. Meie kartulid jõudsid ka kohale. Proovime siis ära. Super. Vaadake, meie taldrik on selline. See on meie tosti serveerimistaldrik. Jah. Kartud, salat, tomad, ohoo. Vaadake, see ongi meie soe võileib. Vau. Pane peale, vend, las tulla. Too siia. Vaata seda. Vaata, kuidas see venib. Pull sulle, pull mulle. Vend, sobib. Me ei suuda seda riike ära süüa. Tegelikult sa suudaksid sellega üksi ära süüa. Vennas, ma sõin juba väga palju. Me jõime selle smuutiga ära. See ajas kõhu täis. Sõin ühe köfte. Leiba oli ka juba kilo jagu, saad aru. Rohkem pole eriti ruumi jäänud. Ma lähen siit ka varsti ära. Ma ostan uued talled, sõbrad. Viin nad ühte tallu. Tulen siit läbi ja võtan ta talled kaasa. Tulin neid siit võtma, siis lähen nendega tallu. Kui kõik hästi läheb, olen täna jälle varsti teel. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkame siis pihta, vend. Proovime, vaatame, kuidas välja tuli. Ausalt öeldes see voolab, tead. Veidi. Kaamera ettevalmistamise ajal pidi see ootama, see jahtus veidi maha. Tegelikult ei jahtunud see eriti maha, aga see on maitsev. Väga hea. Ausalt, väga hea. Vaata seda. Vaata, kui mõnusalt see voolab. Allahi. Aga see leib on ka väga hea. Väga hea. Proovige seda sutšukit, te jääte sellest vaimustusse. Ma ütlen teile, nii hea on. Me ei pannud kahvleid, sest sööme ise. Tavaliselt me paneme. Lapsepõlves. Seal oli üks Musta mere pidekoht. Näiteks käisime seal söömas, mees oli lausa seinale kirjutanud. Meie pided on maitsvamad, kui neid käega süüa. Muidugi, jah. Tõesti, ta on selle tõesti kirjutanud. Selle kohta ka ju öeldakse, et liha, kala ja pead süüakse käega. Jah, see on õige. Toidu maitse tuleb välja siis, kui seda käega süüa. Kuule, kas ma võin sulle midagi öelda, vend? Sõbrad, siin on tõesti väga ilus loodus. Võib-olla tundub see teile ka videot vaadates nii.
ma ei tea, no. Nüüd, aga mulle väga meeldib siin. Loodus ja kõik muu on imeline. Kõijuk köis, ma ei tea, kas keegi sõpradest on varem siin käinud, aga sellist atmosfääri pole kusagil. Peaaegu kõik on 4 seina vahel. Ehk siis sellist kohta, kus väljas istuda ja süüa, ei ole. Vähemalt Kõijuk-köi sees. Ei, see pole see. Ma olen Sonakales. Meil seal ka pole. Ma pole eriti näinud. Võib-olla on küll. Mina pole kunagi näinud. Ja siis veel siin. Kõik on tehtud puidust, sõbrad. Ja see näeb tõesti väga ilus välja. Betoonkonstruktsioone pole. Puit on täiesti naturaalne. Sellel on suurepärane puidulõhn. Värske ja õhuline. Tubade sees on tugev puidulõhn. Väga mõnus. See on täielikult käsitöö. Kõik on käsitöö. Selle nimel on aastaid vaeva nähtud, sõbrad. Tõesti palju vaeva on nähtud. Ja väga ilus on ka saanud. Kui nad seda tagumisosa maha müüksid, siis ausalt ma teeksin sinna koerakasvanduse. See on väga suur maa-ala. Jah. Mulle piisab 600 meetrist. Siit lähed välja ja juba teise asjani jõudes näed sa väljapääse ära. Vaata, vasakule poole jääb sul silma. See on väga suur maa-ala. Miks sa ei lase seda kohta kasutada? Kas see kuulub riigile? See on kaitse all, sest tegemist on ajaloolise hamaamiga. Kas see tähendab, et ka omandiõigus kuulub riigile? Muidugi. See kuulub Milli Emlakile. Minu teada. Kas need paadid teevad siin reise? Kalapüügi ajal muidugi tõik. Meil Kotselis oli paadirenditeenus, läksid, rentisid ja sõitsid ringi. Ei, nii ei ole. Siin ei oleks. Siin ei ole, kuna see on täielikult kaluriküla, siis siin on ainult kaluripaadid. Kas siin on mesijalgrattaid? Neid tead küll, mida sa väntad pedaalidega? Jah, neid on jões, edasi jões on neid. Ühel päeval Jalovas, seal üks meie vend, rentis seda, keegi varastas selle, läks selle Istanbuli. Juunusega. Pärast seda jäid nad sinna, juuniuse keelati ära. Kuidas sul viitsimist oli, läksid sealt kuni Istanbuli sellega? See pole just eriti mõistlik tegu. Aga see oli väga tore. Isegi tol ajal. Vaatajad teavad, ma tegin Tysonile neid lämbumise nalju, sõbrad. Ma räägin sellest ajast, no. Jäta see praegu. Kuidas su võileib on, kas meeldib? Tubli töövend, väga maitsev, väga hea. See on baslama, sest see on väga erinev. Leib on väga hea, aga proovime seda rapsoonileibu, nagu sa ütlesid. See peab olema juuletisega, saad aru. See tuleb väga hea. Ma olen sellest vaimustuses, ma teen seda ise kodus. See tuleb väga hea, proovige seda ka. Loodetavasti proovime seda varsti ja lisame menüüsse. Teenindusel pole piire. Kõik on võimalik. Klient saab seda, mida ta soovib. Ehk siis teenusel pole piire. Kui tulete, siis öelge, mida soovite ja vastavalt sellele tegutseme. Kliendi rahulolu on oluline. Me teeme küll oma äranägemise järgi toitva taldriku, aga vahel ütleb klient, et vend, ma ei taha kartulit. No olgu sõber. Kas on midagi muud, mida soovid selle asemel? Panen rohkem tomatit või panen salatit või panen oliive? No nii lihtsalt tahetaksegi. See on täielikult kliendi soov. Muidugi. Klient ikka. See jääb teie enda valikuks, sõbrad. Täna mõtlesin teile meie kohta tutvustada, sõbrad. Ma hakkan nüüd vaikselt minema, võtan need meie talled kaasa. Jagame selle koha asukoha infot teie kirjelduses. Vaadake sealt. Levent on siin, tema tegeleb siin nõi külalistega, ta hoolitseb kõige eest. Loodetavasti püüan ka ise tulla, kui mul aega on. Natuke raske on, aga kui jumal annab, siis harva ikka tulen. Kui tulen, annan teile ka teada. Siis saame kõik koos kokku, istume maa, sõbrad. Ben, nagu sa ütlesid, me tunneme Taifun Demirsit, tulime ütlevatele inimestele 25%. Olgu, said aru? No anna kõigile 25%. Tulijad saagu kasu, olge tublid, ma armastan teid taga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist. Hoige terved, mu sõbrad. Nägemist, ootame teid tagasi.